Lähis-Ida olukord muutub üha pingelisemaks. Pärast seda, kui Iraan taaskord blokeeris Hormuzi väina, tugevdasid USA omaenda Iraani sadamate blokaadi. Asi läks nii kaugele, et USA tulistas ja isegi hõivas Iraani naftatankeri, mis üritas USA blokaadist läbi murda. USA president Donald Trump kiites kohe, et Ameerika väed hõivasid Iraani lipu all sõitva kaubalaeva pärast seda, kui see üritas USA mereblokaadist Omaani lahes mööda hiilida. Ja kohe pärast seda toimus uus pingete tõus ka USA ja Hiina vahel. Hiina toetas Iraani ja teatas, et USA käitub nagu piraadid, samal ajal kui USA alustas ootamatult ulatuslikke sõjalisi õppusi Hiina rannikul. Ja see kõik ei juhtu niisama, sest selgus, et hõivatud tankeril, mis sõitis Iraani lipu all, oli Hiina kaup ning tanker oli teel just Hiina sadamast Iraani. Ja last laeval polnud tavaline. Tanker lahkus sadamast, kus laaditakse kemikaale, mis on vajalikud rakettide tootmiseks. Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage selle osa alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga Petši News. Link on allpool. Selle video kirjelduses on samuti lingid, kuidas saate toetada selle YouTube'i kanali tööd. Olen tänulik iga teie annetuse või sponsorluse eest. Nägemist! Norvesa Toska, lahkuge mootoriruumist. Oleme valmis avama tule, mis teid rivist välja viib. Niisiis, USA president Donald Trump teatas, et Ameerika väed hõivasid Iraani lipu all sõitva kaubalaeva pärast seda, kui see üritas mööda hiilida USA mereblokaadist Omaani lahes. Ja USA armee keskjuhtkond näitas kaadrit sellest, kuidas see toimus. Tänaseks on see esimene laeva hõivamine ja esimene laeva tulistamise juhtum pärast seda, kui USA blokaad eelmisel pühapäeval jõustus, vastusena Iraani poolt Hormuzi väina faktilisele kontrollimisele alates sõja algusest 28. veebruaril. Trump teatas, et USA merejala väelased tegid kahjutuks ja hõivasid laeva nimega Toska. Samal ajal valmistusid Ameerika ja Iraani ametnikud läbirääkimisteks Pakistanis enne lähenevat relvarahu tähtaega, mis saabub 21. aprilli õhtul. Trump kirjutas sotsiaalvõrgustikus True Social, et USA mereväe hävitaja, tsiteerin, hoiatas neid ette, et nad peavad peatuma. Iraani meeskond keeldus allumast, seetõttu peatas meie sõjalaev nad koha peal, tehes augu masinaruumi. USA keskväejuhatuse pühapäeva õhtul avaldatud teate kohaselt tulistas hävitaja Spruance mitu lasku oma MK-45 5-tollisest kahurist Tuska masinaruumi pihta. Riikliku meediateatel süüdistasid Iraani sõjaväelased USA'd relvarahu kokkuleppe rikkumises ja mereröövluses ning lubasid peagi intervjuus vastata. Aga siin unustavad iraanlased, et vaid päev varem tulistasid nad ise tankerile, mis üritas läbida Hormuzi väina, kuigi varem olid nad väitnud, et see väin on avatud. Enne seda rünnakut ähvardas Trump, et kui Iraan ei nõustu kokkuleppega, siis Ühendriigid löövad rivist välja kõik elektrijaamad ja sillad Iraanis. Ja nagu Trump ütles, enam ei ole mingeid häid poisse. Ja kohe pärast seda tõusid nafta hinnad pühapäeva õhtul umbes 7%. Rahvusvaheliste turgude avanemise järel toimunud hinnatõus tasakaalustab suure osa reedesest järsust langusest, kui president Trump ja Iraani välisminister teatasid Hormuzi väina avamisest tankerite liikluseks.
Ja mida kauem kestab nafta transpordipiirang, seda kauem püsivad nafta hinnad kõrgel. Ja siin on ameeriklasi juba hakatud halvimaks ette valmistama. See on selle saate huvitav osa. Energeetikaminister Chris Wright ütles, et bensiini keskmine hind Ameerika Ühendriikides ei pruugi naasta sõjaeelsele tasemele alla $3 galloni eest enne järgmist aastat. Lühidalt öeldes ütleb ta otse välja, et sel aastal ei tasu oodata bensiini hinna langust. Siiski kinnitab Wright, et Donald Trump sai olukorraga suurepäraselt hakkama ning bensiini hinna tõus ei ole sõja tagajärg, mitte mingil juhul. Kõiges on süüdi mingi inflatsioon. Tõsi, ta ei selgita kuidagi, mis selle inflatsiooni põhjustas. Aga ma arvan, et teatud osa valijaskonnast lepib sellise seletusega täiesti ära. Järgmisena tsiteerin Chris Wrighti. Hinnad on tõenäoliselt saavutanud oma tipu ja hakkavad langema. Kindlasti pärast selle konflikti lahendamist näete hindade langust. Kapten, ilmselge. Kuigi hind alla $3 on üsna suur summa, arvestades inflatsiooni, aga Trumpi administratsioon sai selle enneolematu kriisiga edukalt hakkama. Kuidas täpselt, Chris Wright ei selgita. Ja et keegi ei arvaks, et Trump oma sõjaga tõstis nafta hinda ja seega ka bensiini hinda Ameerikas. Wright meenutas Venemaa sõja algust Ukraina vastu 2022 aastal. Ja ütles, et vaadake siis 2022 aastal sai Joe Biden veelgi halvemini hakkama. Et miks te nii mures olete bensiini hindade pärast? Praegu pole olukord veel nii halb. Wright ütles, et ameeriklastel pole põhjust kurta, sest selle aasta tipp on endiselt umbes $1 võrra madalam kui 2022 aasta tipp, kui president oli Joe Biden. Aga lähme tagasi geopoliitika juurde. Hiina avaldas täna muret selle üle, et USA pidas sunniviisiliselt kinni Iraani lipu all sõitva kaubalaeva. Hiina välisministeeriumi esindaja Guo Jiakun ütles, tsiteerin, olukord Hormusi väinas on delikaatne ja keeruline. Konfliktis osalevad pooled peaksid vältima edasist eskalatsiooni ja looma vajalikud tingimused normaalse transiidi taastamiseks läbi väina. Peking kutsub konflikti osapooli üles säilitama vaherahu ja läbirääkimiste hoogu. Nüüd, kui on avanenud võimalus rahuks, tuleks luua soodsad tingimused, et sõda võimalikult kiiresti lõpetada. Kuid hiinlased ei ole selle juhtumi pärast asjata pahased. Just nimelt, eriti selle sama Iraani laeva kinnipidamise pärast. Selgus, et tegu oli laevaga Tusk. See laev, mis suudab vedada kuni 5000 konteinerit, oli teel tagasi Hiina sadamast, kus hoitakse keemilisi aineid. Gaolani sadam asub Zhuhai linnas Hiina kaguosas rannikul. See on tuntud keemiatoodete, eriti naatriumperkloraadi laadimissadam. Naatriumperkloraat on tahke raketikütuse oluline lähteaine, mida Iraan vajab oma raketiprogrammi jaoks. Samal ajal ei ole täpselt teada, millised materjalid sellel laeval olid ja ootame, mida ameeriklased selle kohta ütlevad. Aga on ilmne, et sellest sadamast ei veeta peaaegu kunagi midagi muud peale kemikaalide. Samal ajal alustasid USA oma suurimaid kaitseõppusi Filipiinidega, mis rõhutab Washingtoni jaoks sõjalise kohaloleku tähtsust Indo-Vaikse ookeani piirkonnas, et seista vastu Hiinale Lähis-Ida sõja taustal. Balikatan toob samuti kohale rekordarvu sõjaväelasi, osalevad riigid saadavad mereväeõppustele ja lahinglaskmistega õppustele üle 17 000 sõduri. Osalejate seas on loomulikult Ameerika Ühendriigid, samuti Jaapan, Kanada, Austraalia, Uus-Meremaa ja Prantsusmaa ning muidugi ka Filipiinid. Ameerika Ühendriikide ja Filipiinide iga-aastased sõjalised õppused algasid päev pärast seda, kui Hiina saatis sõjalaevade rühma õppustele lääne piirkonda. Vaikse ookeani lääneosas ning Jaapan liitus esimest korda Balikatan õppustega. Ja kõik see toimub taustal, kus käib järjekordne ettevalmistus Donald Trumpi visiidiks Pekingisse juba mai keskpaigas. Miks järjekordne? Sest 2 eelmisel korral tema visiit lükati edasi ja tühistati. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimusega. Kuidas seda teha? Kõik lingid ja rekvisiidid on selle video kirjelduses. Seal ongi kirjas. Toetada Aleksei Petši kanalit.
valige endale sobiv viis, olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head!